mäletan väikspeast ka püüdsin nagu hästi meele järgi olla emale ja ema sünnipäevad ja hommikusöögid üritasin teha, no kõik oli köki-möki, no selles mõttes köki-möki, et sellised mökerdised, eks ju, ostsin autokolonniga emale, ütlesin hästi suur järjekord oli Vene ajal oli, kõik oli nii defitsiit ja valetasin emale, et see on hästi, noh, kõik tahtsid seda lõhna oli tegelikult üle 3-kordne. Autokolonn ema ikka pani ja niimoodi armastusega võttis vastu ja noh, tegi nagu oleks hullult huvitatud, eks. Et selline spontaanne teenimine teisele meelehead tegemine, rõõmu tegemine, teiste teenimine, see on selline nagu meie automaatne vastus või olek või seisund, loomulik olend või olek. Et midagi uut selles ei ole, aga kui sa psühholoogiliselt mõtled, see on päris huvitav nagu, et räägitakse, et Jumal ja Jeesus Kristus, Krishna, Jehova, Allah, Tarapita, Aloha, Keakua, erinevad kultuurid, eks ju. Et loodus on elus, seal taga on, eks ju, teadus ja seal taga on, eks ju, nagu meie oleme teadlikud oma elust, lahutamatud osad tervikust, nii tema on ka, eks ju, endast teadlik ja meist teadlik ja tunnetab kõike ja kõik seesama jutt, mis ma räägin praktiliselt igas selles klipis, aga siis me ei saa aru nagu siin maailmas, et me oleme nii kaua nagu ise oma mõistust ja keha ja meeli orjanud, et siis nagu seda ümber pöörata, et miks me peaks siin kellelegi anduma, kedagi teenima, eks ju. Vot see on nagu see väikse poisi näide, et see on iseenesest. Ma olin nii emast sõltu, ma saan aru, et ema on mulle kõik ja ma tahtsin talle kuidagi nagu vastata seda. Täpselt samamoodi selle Jumala teenimisega ka, et see on hoopis teine tähendus, see bhakti või see teenimine, see on nagu selline, kui sa hakkad asjadest aru saama, siis iseenesest peaks siis õide minema selline vaimustus, ekstaas, tänu, eks ju, alandlikkus, kõik see nagu peaks niimoodi õide. Ja ma saan aru küll, et kas ma teenin Jumalat ja teeni, et see, ma olen nii väike osak, et sellest ei ole mingit pointi ei ole, eks ju. Aga ainult Jumalal on see, eks ju, teadvus, et mis su teadus on. Jumalat huvitab see sinu teadus, see ainult armastuse vahetus nagu emat huvitab. Ema ei huvitanud, kas autokolonn oli, kas ma valetasin või valetanud, oli ta hea või halb autokolonn, eks ju. Või lõhna oli, ma tegelikult autokolonn, mina ei jaganud nii väiks peale, eks ju. Ta võttis see nagu rõõmuga vastu, eks ju, pojakene tahab seal midagi teha, eks ju, ema rõõmuks. Et see oli minul nagu loomulik emotsioon, et see loomulik, see Jumala teadvus, see on täpselt sama emotsioon. Et see nagu automaatselt, kui sa saad värgile pihta, et kõik on elus, loodus, eks ju, elus olendid, kõik on mõed ja vennad ühes peres, Jumal, kuidas see värk käib, kuidas seal taga on headus ja armastus, reaalselt, eks ju, siis sa ei oska, sa ikkagi üritad midagi teha nagu, kuidagi rakendada oma keha ja mõistust, see, mis sul on kuidagi, et teistel oleks hea kõige kõrgemal. Et vot see ongi see müstiline Jumal ja Jumala teenimine, andu Jumalale, ülista Jumalat. Niimoodi, kui sul nagu seda emotsiooni ei ole veel spontaanselt, siis meile paistab see nagu heas mõttes võib-olla lihtsalt tore teooria või lihtsalt ajab oksele, eks ju, jälle mingi fanatism, sentimentalism, eks ju.